võtame 21. Pärsia Peetrililaagri kontserti.
aga veel ilusam on ja rõõm südames on muusikat ise teha. Ja kõige suurem tunne ja hea tunne on, kui saab koos orkestris mängida. Ja me kutsume siia lavale tänased dirigendid ja kontsertmeistrid Airish Leiper, Katrin Talmar, Hiie Taks, Theresa Smerling, Mart Laas ja kontsertmeistrid Anne-Mai Palm, Kai Õunapuu ja Susanna Onapers. Ja me kutsume siia Tiina-Mai Arund, Niina Murdve ja Kaido Välja. Nii nagu nad oma töös on nii tagasihoidlikud, nüüd on nad ka siin nii tagasihoidlikud. Siin samas lava nurka. Aitäh! See laager toimub koostöös Põlva muusikakooriga ja üheks korraldajaks on ka Eesti Keelpilliõpetajate Ühing. Ma ütleksin ka ühingu poole pealt paar sõna. Tõepoolest see 21. suvekursus on nüüd lõppemas ja ta oli rekordiline, nagu Mart alguses ütles, 150 õpilast, väga erinevad õpilased. See aasta otsustasid tulla väga paljud abituriendid, kes on juba lõpetanud ära keskkooli ja juba omavad juba peaaegu üliõpilaspiletit lastud. Ja nad on kindlasti eeskujuks nendele, kes ei ole veel kooli läinud, aga nad kõik õpivad siin laagris. Mõeldes veel selle peale 150 last, jah, siin natuke on laval, aga mõelge selle peale, et iga päev toimub 150 erialatundi, individuaalset erialatundi, pilliõppetundi ja iga päev, siis see on päris suur number. Ja need tunnid saavad toimuda ainult sellepärast, et on olemas väga palju häid viiuliõpetajaid, kes ei ole mitte ainult head oma töös, vaid on ka kolleegidena laagri rasketes tingimustes igati abiks ja head kolleegid. Samamoodi võiks ma luurele minna Niina ja Tiina-Maiga ja ma arvan, me jooksime elusalt tagasi. Võib-olla meie sellist laagri õhkkonda või õhustikku iseloomustaks kõige paremini lause, mida ma kuulsin, kui ma jõudsin teisipäeval laagrisse natuke varem kui teised. Kuskil 12 aeg juba siin kogunesid ja ma juhtusin pealt kuulma kahe tüdruku omavahelist vestlust. Nad tassisid oma kotte kooli ja ütlesid sellise lause. 52 nädalat pidime ootama ja nüüd on see käes.